EasyWeezy nutikas uksekell TP1C, kellele ja milleks see mõeldud on, mida tootja selle kohta lubab ning kuidas need lubadused ka päriselt vett peavad, seda kõike kavatsema selles videos välja selgitada. Boom! Hei, minu nimi on Toomas ja seekord on siis kaameramaailm andnud minu kätte sellise laheda toote nagu nutika uksekella ja palun siis teha kasutajakogemusvideo, et saada aru, milles uksekella nutikus seisneb ja saada aru sellest, et kas see on reaalselt vajalik ja kasulik abimees meie igapäevaelus või on tegemist lihtsalt laheda tootega. Aitab sissejuhatusest asuma asja kallale. Esiteks, mis asi see üldse siis on? Tegemist on siis Wi-Fi pealt toimiva ja telefoni äpist juhitava nutika uksesilmaga, mis annab sulle siis ideaalse ülevaate sellest, mis sinu ukse taga toimub või kes sinu ukse taga käib ka siis, kui sind ennast kodus ei ole. Näiteks võid sa tööl olles uksekella helistavale kullerile telefoni teel juhendid jätta, kuhu ta su paki võib panna või kodus olles aitab see 4,3 tolline ekraan ka sul nii-öelda paremini ukse taha piiluda. Loomulikult täidab see ka valvekaamera funktsiooni, sest kõike, mis kaamera ees toimub, on võimalik salvestada. Järgmisena vaatame aga, mida tootja selle kohta lubab ehk mis karbi peale kirjutatud on. Nii, esimese asjana tal on siis piirsüsteem peal, mis on automaatne inimese tuvastamise süsteem ehk kui inimene liigub ukse taga, siis ta on võimeline seda tuvastama. Tal on siis 4,3 tolline värviline ekraan, millest saad siis jälgida ukse taga toimuvat. Tal on sisse ehitatud aku 4600 mAh ehk ta ei vaja stabiilset toidet. Tal on kahepoolne audio, mis tähendab seda, et sa kuuled, mis toimub kaamera ees ja teistpidi sa saad siis rääkida kaamera ette. Pildi kvaliteet on 720 pikslit. Ta on siis sisse ehitatud uksekell. Sellega saad näha siis ka öist pilti tänu infrapunasensoritele. Selle kaamera enda korpus on põhimõtteliselt roostevaba, välisuksele väga okei. Ta toimib siis Wi-Fi pealt nagu räägitud ja siis mobiiliäpis saad live pilti vaadata iga kell, igal ajal. Nii palju siis teoreetilisest poolest, nüüd vaatame, mis siin karbis sees on. Nii, need on siis need komponendid, mis siia karpi kaasa pakitud on. Vaatame siis otsast peale, mis asjad need on. See on siis see monitor ise või ehk ekraan, mis siis kinnitub su ukse siseküljele. Siin on siis sisse välja lülitamisnupp. Siia käib mälukaart, kuhu ta siis salvestab materjali. Siia käib siis see ukse silm kinni ja see kronstein, mille peal see ekraan püsib. Siin all on siis nupp, millega sa saad teda kronsteini küljest lahti ühendada ja siin on tal siis laadimispesa. Ühesõnaga, see on ekraan. See on siis see kaamera silm ise, mis jääb näha siis nii-öelda sellele, kes sulle ukse taga kella tuleb laskma. Siin on siis see nupp, kus saab kella lasta. Siin on tal kaamera silm, siin on tal erinevad sensorid, mikrofoni auk, kõlar. Seespool on siis tal kahepoolne teip ja see on siis see juhe, mis läheb ekraani külge läbi ukse siis. Sellest räägime pärast pool täpsemalt, mismoodi seda paigaldada. Aga ühesõnaga siukene korralik, raske, soliidne tükk ehk ei ole mingi suvaline plastik ja näeb väga soliidne välja ka. Siin on siis laadimisadapter ja kaabel selle ekraani laadimiseks. Siin on siis see kronstein, mille peale see kaamera paigaldub. Siin on valik erinevaid kruvisid, sõltuvad siis sellest, millise läbimõõduga on su uks, ehk siis need on selle jaoks mõeldud, et sa saaksid selle ukse silma ja selle kronsteini ukse külge kinni panna. Ja siin on siis loomulikult ka pabermanual ehk kasutamisjuhend. Ühesõnaga väga palju asju siin kaasas ei ole, aga piisavalt, et kaamera töökorda seada ja järgmisena vaatamegi, kuidas see töökorda seadmine siis käib. Üks väike meeldetuletus, millest ma ei rääkinud, on see, et tal ei ole komplektis kaasas mälukaarti. Ehk kui te tahate, et ta salvestaks teile materjali mälukaardile, siis micro SD kaart peab teil endal olemas olema. Tal on ka võimalus, et saate juurde tellida eraldi teenusena pilvesalvestamise funktsiooni ehk pilveteenuse. Selle eest tuleb see eraldi maksta, sõltuvalt seal paketist 4,99 kuni 14,99 eurot. Mina antud momendil kasutan siis micro SD kaardile salvestamist. Aga esimene asi, paneme selle adapteri kokku ja paneme sellele ekraanile voolu külge ja vaatame, mis ta meil ütleb. Siin ta ütleb siis ühesõnaga, et palju akut on ja et ühendage see ukse silm ka selle ekraaniga. Rohkem midagi ta ei ütle. Lülitame ta korra sisse, vaatame. Ta vist tahab, et me ikkagi selle kaamera silma sellega ära ühendaks. Okei. Teeme seda. Jah, ilusti siia külge. Kaamera peal. Sinine tuli läks siin ilusti põlema ehk ühendus on saavutatud.
vajutame nüüd see nupp. Pilt kohe ees. Okei. Väga huvitav on see, et ta ei küsinud ega palunud mul kuidagi seda asja mobiiliäpiga ühendada. Ühesõnaga selleks, et me saaks teda üldse kuskil ühendada, on teil kõigepealt vaja SVC rakendust. Selle saate igast rakenduste platvormist ilusti alla tõmmata endale. Rakendus on täiesti tasuta, ta on eestikeelne ja väga kasutajasõbralik. Ehk kui teil ei ole veel rakendust, siis tõmmake selle alla ja tehke sinna kasutaja. Siis avage see rakendus. Minul on siin üks kaamera juba ühendatud selle rakendusega, aga teil on siin ilmselt tühi pilt ja suur pluss nupp, kus te saate uut seadet lisada. Kellel ei ole, siis siin üleval nurgas on ka väike pluss nupp, kus te saate siis selle rakendusega uue seadme liidestada. Valime siit Door Viewers. Ja nüüd ta tahab, et ma skanneeriksin sisse QR-koodi, mis on siin taga küljes. Tundis ilusti ära, et tegemist on selle ukse kellaga. Ühendus puudub, rakendus. Okei, ühesõnaga ta ei leidnud mulle ühendust esimese hooga, aga kui ma hoian ekraanil seda alumist nuppu all, siis tuli kiri ette, et ma skaneeriksin siit ekraani pealt selle QR-koodi. Ehk võib-olla oli probleem selles, et ma tegin seda ühendamisprotsessi valesti. Proovime, kas ta niimoodi laseb mul ühendada, et ma skaneerin selle, mis ta siia kuvas. Tegelikult on see sama QR-kood justkui. Ühesõnaga, hea teada, sest ma, nagu te näete, ühendan samamoodi esimest korda seda ja täpselt samad probleemid võivad teil ka ette tulla, nii et siis saate teada, et mis võib valesti minna ja mida teha. Nüüd ütles see ekraan, et ta ühendab seadet. Siin saate siis sorteerida enda erinevaid SVC tooteid juhuks, kui teil on kodus mitu tükki. Ma panen, et see on siis elude oma, ma ei tea, miks küll nii, aga las ta olla. Ja näete, pilt ilusti olemas. Ja nüüd, kui te lähete enda SVC rakenduse avalehele, siis te näete, et teil on siia ilmunud TP1C, vajutades siia peale. Paneme heli kinni. Siis näetegi live pilti, ühesõnaga kaamera ühendatud. Esimese hooga ei õnnestunud sellepärast, et see ekraan oli meil vales režiimis, seega selleks, et ühendada, hoidke kõigepealt seda ekraanil seda nuppu all, siis ilmub siia ette see tekst, et te saate selle seadme ühendada enda äpiga ja siis järgige kõiki juhised ilusti. Ühesõnaga, ta on mul ilusti äpiga ühendatud, ma panen ta natuke paremasse nii-öelda positsiooni ja siis ma näitan teile, mis võimalused ja mis erinevad funktsioonid siin äpis on, et mida me kõike selle kaameraga teha saame. Võtke siis äpp lahti ja vajutage selle pildi peale, nii telefonis hakkab kuvama teile nii-öelda seda kaamera live pilti siis. Seda konkreetset telefoni pilti ärge pange tähele, et ta nii ere on, sest meil on siin stuudio valgustused üleval ja ta lihtsalt see pilt on nii-öelda üle valgustatud selle kaamera jaoks. Ja päraspoole näeme, milline see nii-öelda tavaelu pilt on, kui me paneme ta ukse külge, aga praegu ärge laske sellest ennast häirida. Nii, kui te võtate selle menüü lahti, siis siin all servas näete kiirvalikute toimingud, mida te teha saate. Esimene asi on see, et te saate teha kuvatõmmise endal siis telefoni sellest live pildist. Järgmisena saate teha siis salvestise ehk nagu video sellest samast live pildist endale salvestada telefoni. Ja järgmise asjana on kõnede logi ehk see on see, et kes ja kuna on kella lasknud. Sa saatsid vaadata justkui nagu ajalugu ja ilmselt ta kuvab sulle ka siis seda pilti, mis uksekella nupule vajutades kaamera eest toimus. Järgmisena sa saad rääkida siia kaamerasse ja siin saate siis seda kiirmenüüd endale sobivasti siis ka ümber muuta, mingid asjad minema visata, mida te ei kasuta ja mingid asjad juurde lisada. Nii palju siis kiirfunktsioonidest. Vaatame siis üle nii-öelda peenhäälestamise võimalused. Selleks klikige siia pildi peale ja siin üleval parema nurgas on hammasratas. Ja siin on teil selline vaade, kus on siis kõik võimalikud erinevad detailsemad seadistused listina välja toodud. Hakkame otsast vaatama, mis nüüd siis on ja mida siis võimalik teha on. Esimene asi on võimalik välja lülitada inimese tuvastamine ehk see, et kaamera ei tuvasta inimese liikumist. Järgmine plokk on tuvastamise teavitus ehk sellel kaameral on peal funktsioon, et ta saadab sulle telefoni teatise, kui ta on tuvastanud ukse ees liikumist. Selles plokis saate siis kõik sorti neid häireid reguleerida, režiimi muuta, tundlikkust muuta, ühesõnaga kõike seda, mis on selle teavitamisega seotud. Ma ei hakka nüüd üksipulgi läbi käima, seda saab igaüks ise vaadata. Heli saate välja lükata, sellisel juhul ei ole siis videotel ei mikrofonina heli ega ka kõlarina heli ei toimi ehk te ei saa reaalajas rääkida.
siin saate siis päeva-öö režiimi muuta. Ma soovitan ja nagu programmi soovitab, jätta see automaatse peale. Ta reguleerib siis pilti vastavalt sellele, et milline valgus kaamera ees on. Siit saab siis uksekella seadeid muuta. Ehk siit tal on selline funktsioon peal, mida me kohe ka katsetame, ehk et kui keegi vajutab uksekella, siis telefonile tuleb justkui kõne ja te saate võtta selle vastu ja rääkida siis selle inimesega, kes ukse ees on. Siin on siis võimalik välja lülitada seda funktsiooni juhuks, kui te ei taha seda telefoni teavitust saada. Siis saate helinaid muuta ja nii edasi. Ehk see plokk on selle jaoks, mis on seotud siis selle uksekella enda poolega. Siit saate siis veel muuta ekraaniseadeid, ehk siis see 3,5-tolline ekraan, mis teil, või 4,5-tolline, mis teil ukse küljes on. Siin saate siis selle kõik sorti seadeid muuta, heledustase, tunnelrežiimi ja nii edasi. Järgmine asi on akuindikaator, ehk ta näitab, palju akut järel on. See on niisugune lihtsalt hea teada, kuna peaks laadima. Siin on siis infoblokk, kus sa saad muuta ajavööndit, kuupäeva ja nii edasi. Järgmine plokk on ühenduse blokk ehk Wi-Fi, saad siin teise võrgu peale üle lülitada ja nii edasi. Siin järgmine on siis selline plokk, kus sa saad siis sisse logida enda EasyBizi pilve, vaadata, mis seal toimub, organiseerida faile ja nii edasi. Või siis teha tellimuse teenusele, kui teil seda teenust veel ei ole. Järgmisena on mäluolek, siin ta näitab siis, kas mälukaart on ilusti toimiv ja funktsioneeriv ja samamoodi saab siis siit ka minna sinna pilveteenuste funktsiooni juurde. Lähme tagasi. Siin ta näitab seadme andmeid ja siis pildi krüpteerimist saab muuta, mida me teha ei soovita, sest see võib teile tuua ebameeldivat peavalu kaasa, sest ta muudab selle QR-koodi ja kogu selle krüpteeritud poole ära. Ehk kui sul ei ole mingit väga head põhjust, miks seda teha, siis ma sellega ei soovita mängida. Ja edasi on siis kasutusjuhend ja nii edasi. Ehk küllaltki palju on võimalik vastavalt enda vajadustele seda kaamerat või seda uksekella seadistada. Mis on põhiline ja mis on nagu põnev on see, et sa saad reaalselt võtta vastu siis justkui nagu uksekella kõne, ehk kui sind ennast kodus ei ole ja keegi uksekella vajutab, sa saad taga ikkagi suhelda. Pildi poole pealt, nagu ma ütlesin, siis siin on stuudio valgustus üleval, ma ei tea seda reaalset pilti, aga järgmisena me teemegi sellise triki, et ma võtan ja ühendan selle kaamera siis reaalselt ukse peale ülesse või paigaldan ukse külge ülesse ja vaatame, milline see reaalne pilt siis ukse taga on. Paigalduse poole pealt tasub üle rõhutada seda, et see kaamera eeldab, et sul on välisukse sees see ukse silma auk. Vastasel juhul on selle paigaldamine üpris keeruline. Ja kui sul mingil muul põhjusel tundub, et sa ise ei taha või ei saa seda paigaldada, siis alati võib kaamera maailma poole pöörduda, sest nemad aitavad sind paigaldusega samamoodi. Nüüd aga lähme ja hakkame paigaldama. No nii, kaamera on meil ilusti paigaldatud ukse külge, kuskil päevakene on möödas ja me oleme selle aja jooksul saanud teda siis testida. Mis ma siis kiirelt öelda võin nende funktsioonide kohta? Funktsioonid toimivad väga ilusti, ta saadab kenasti häireteavitust, ta tuvastab ilusti ära liikumise ukse ees. Samuti toimib see telefoni helistamisfunktsioon või tähendab see, et kui keegi laseb kella, siis telefon hakkab sul helistama ja sa saad selle vastu võtta. Võib-olla näitame äkki siinkohal seda, et kaameraoperaator Helena läheb korra ukse tagant, laseb kella ja vaatame, mis see tulemus siis on. Kõigepealt hakkas siis uksekell helisema, eks ole. Ja nüüd tuli SVC teavitus, et keegi helistab uksekella ja mis juhtub, kui ma siia peale vajutan. Hakkab Messengeri helin justkui tööle ja kui ma panen vasta, siis ma näen live pilti, tere Helena, kas sa soovid mulle külla tulla? Oota, ühe korra veel, et mikrofoniga kuulda oleks. Okei, tule tuppa. Ühesõnaga, tal on väike lääk sees, siukene 3-4 sekundiline, aga Helena kuuleb väga hästi, mis ma talle räägin ja mina kuulen samamoodi, mis Helena räägib, nii et täiesti toimiv lahendus. Mis ma siis veel kaamera katsetustest välja võiksin tuua, on see, et pilt on täiesti okei. Kuskil 2-3 meetri pealt on veel väga kergesti tuvastatav, mis inimesega tegu on, eks ole. Seda nii valges kui ka pimedal ajal. Paigaldusest tahtsin rääkida, ehk see oli reaalselt täpselt sama lihtne, nagu ta teoreetiliselt siin lubatud on. Tuli lihtsalt see olemasolev ukse silm küljest ära keerata keermega, ma ei tea, 2 minutit
ja siis paigaldada see sama silm sinna asemele, tal on ilusti erineva pikkusega kruvid olemas ehk paigaldamine super lihtne. See, keda aku vastupidavus huvitab, siis selle ajaga, kui me oleme teda siin katsetanud, ma arvan, et kuskil 24 tundi, selle aja jooksul on 2% akut läinud ehk see 4600 mAh tundub olevat täiesti piisav, et paar-kolm nädalat teda ilma laadimata jooksutada. Üleüldiselt kokkuvõtteks siis võib-olla miinuspoole pealt. Ausalt öeldes me väga palju miinuseid olid tuvastanud. Võib-olla kõige suurem miinus on see, et ta näitab pildi mõttes üpris palju lage. Ehk kui nuriseda tahta, siis tal võiks olla see kaamera silm natukene allapoole suunatud, aga see on ka niisugune vajaduse küsimus, eks ole. Pluss poole pealt ma olen ikkagi üllatunud, et see uksekella helistamisfunktsioon toimib ehk reaalselt saad telefoni kõne ja saad suhelda. Ja siit on siis hea mõelda, et kellele see kaamera sobida võiks. Kindlasti inimesed, kes tellivad palju asju internetist, kellel käib kullereid ukse taga palju, nende jaoks on see, ma arvan, väga okei funktsioon, eriti kui sul on, ütleme, eramaja ja sa tahad jätta kullereile suuniseid, kuhu pakki jätta ja nii edasi. Võib-olla inimesed, kes hoiavad ukse taga enda isiklikke asju, jalgratast, lapsevankreid ja nii edasi, sest ta tegelikult toimib ikkagi ka täiesti okeilt valvekaamerana, ta ala on küll piiritletud, aga ühesõnaga see võimalus on täitsa olemas. Ehk ma arvan, et tal on täiesti praktiline koht igapäevaelus, ehk siin ongi nüüd sul siis koht mõelda, et kas see vastab sinu vajadustele või mitte. Ja kui sa arvad, et see on asi, mida sul vaja on, siis siit video alt leiad ka lingi, mis viib sind kaameramaailma veebipoodi, kus sa saad siis selle sama toote endale kenasti pakiautomaati tellida. Sellega ongi siis videoga kõik. Mina tänan tähelepanu eest ja loodan, et see video aitas sind kõike kena ja turvalist kevadet.